talv saabub, siis on neid inimesi, kes hakkavad kiruma. Lund tuleb rookida, külm on pahan. Aga siis on need inimesed, kes naudivad talverõõme, lähevad kelgutama või suusatama või tulevad Laitse ralliparki jääkardi rajale kardiga sõitma. Üllar, kui levinud sellised jääkardirajad on? Ega väga ei ole ja see lihtsal põhjusel, ütleme niimoodi, et on kaks olulist põhjust, üks on ilm. Et kui ikkagi ilma ei ole, nagu eelmine aasta on kogu aeg sula, siis jäärada ei ehita. On see teema, aga teine asi see, et ta on päris julm töö. Et me teeme seda tegelikult öösiti, sadu tonne tassime siia peale vett, et oleks järgmise päeva lõunast rada kardile sõidetas, sest kardil ei ole ju teadupärast amorte ja vedrustes sükst asja ei ole, et rada peab olema perfeesile. No Noel Refitki on pigem, ma ütleks, meie regiooni teema vist. Jaa, kui on siuke sulailm, siis me sõidame lamelliga siin väikse raja peal, aga just mis on siuke eksklusiiv ja põnev ja väga fun on see suure raja peal just naastrefidega sõita. Mitu aastat te Laitse rallipargis olete saanud teha seda jäärada? Eelmine aasta ei saanudki, jällegi ilma ei olnud, kogu aeg oli sula. Aga nii kui ikkagi ilm on, siis me oleme teinud ja ega võib olla aastaid, kus võib-olla saadki mõni päev ainult. Aga kui levinud selline variant üldse meie regioonis on laiemalt, ütleme, et ma mõtlen ilma peale, et kas annab näiteks ka täiesti puhtalt ainult talvist kardisarja teha? Meie kliima on ikka nii heitlik, et võib-olla Põhja-Soomes kannatakse seda teha, aga meil siin Lätis, Leedus ei ole ja siin Eestiski on paljud kardikeskused on proovinud seda talvekarti teha, aga kui seal ikka tehnikat ei ole, see tehnika peab sul endal olemas olema, suured sahad, tuletõrje, paakautod, millega vett vedada ja vesi peab ka olemas, eks ju, et seal on nii palju nüansse ja alguses kõik suure õhinaga alustavad, aga nad ilmselt nädala aja pärast lõpetavad selle pärast, et lihtsalt jah, küll see rada võib olla, aga see ei kannata kardiga sõita lihtsalt. Juba sel nädalavahetusel alustab üks uus kardisari, kus on see rada sees. Mis see on? Jaa, me nüüd nii naljakas, kui see ka ei ole. Laitse rallipargis on kart olnud juba äkki 15 aastat, aga meil ei ole oma aasta lõikes läbivat kardivõistlussarja olnud varem. Me oleme teinud küll sutsakaid siukseid võistlusi, aga siis sellest aastast käivitab laupäeval siis esimene etapp on siis Laitse rallipargi hobikardi kapp ja seal on siis läbi aasta jagatud veel aastaaegade kaupa, et talvel, kevadel, suvel ja sügisel on siis igas selles sessioonis on 4 etappi ja siis aasta lõpukarikas ka. Ja võib tulla tõesti igaüks, mul ei pea üldse mitte mingisugust varasemat kogemust olema. Kohe saan istuda sisse võistelda. Instruktor natuke juhendab, et päris hulluks ei saa minna, teisel otsa sõita ei tohi ja nii edasi, aga lumeanga ikka võid sõita, saad natukene kosutust. Et selles mõttes midagi keerulist ei ole ja sõidavad ju väiksed põnnid ja kart ja tüdrukud ja poisid vahet pole. Ja mitte ainult, ma vaatasin, ma juba viilasin võistlus natukene seda reglementi ka, et pluss 85 kilo ehk heavy klass on täiesti olemas. Minusugustele meestele ka olemas. Absoluutselt. Kui laiemalt üldse rääkida sellest, mida talvel autoga teha saab, kas või siis samas Laitse rallipargis, siis kart ei ole ka ainukene. Kui levinud üldse on see, et inimesed tulevad päriselt, ma ei tea, proovivad oma autoga näiteks jäärajal sõita, kas või selle jaoks, et tunnetada, mis on talvel sõitmine? No selles mõttes meil on kõik võimalused olemas ja täna ka paarisada lahti 2,5 kilomeetrit lumist talverada võiks oma autoga tulla, päevapilet 30 €. Aga mis on nagu fenomen on ilmselt see, et ikkagi pool sellised legaalsed, illegaalsed rajad kuskil järvede peal, põllu peal ja sõidetakse seal, kontrolli ei ole, makse ei maksta ja nii edasi, et inimesed nagu eeldavad seda, aga igapäevaselt toimub meil autokool, nii teda ametlikud koolitused, autokoolide lõppastme, algastme koolitused libeda raja peal. Aga ma ikkagi olen alati öelnud ka inimestele, et tulge harjutage, koht on olemas, turvaline, alates sellest, et sul on vetsumajandus olemas, sa saad vahepeal sooja, eks sa saad kellegi eest küsida, kuidas üldse autot oleks tark juhtida sellistes ilmaoludes, eks ju. Et üks asi on hullamine, aga teine asi midagi ka nagu õppida selle asja juures, et tõesti Tartusse lähed, elusalt tagasi tuled, on ju. Ma lähen nüüd õppin seda rada natukene, et siis heavy klassis juba tegusid teha. Oled siis laupäeval olemas veel.